Tere! Tere! Tervist! Siin on mingisugused asjad näos. Ega ma ei näe, mitu teid siin on, 3 või 13 või 30. Aga tere on igal juhul alustuseks üks hea ja tore sõna. Hea ja tere sõna. Et ja, küllap kindlasti siin algusminutitel tuleb veel inimesi juurde. Ma arvan, et pooled teist on juba veerandiga petta saanud või nõnda, et kuulda on olnud, et mõned on arvanud, et esitletakse mingit raamatut või midagi sellist. Ei esitleta mingit raamatut. Ei ole sööki jooki, aga on sõnu ja menu ja meenutusi. Ütleda, me oleme vanad väsinud, ei jaksanud, ei jõudnud, ei saanud, ei osanud, ei kirjutanud midagi ja ei tulnud uut raamatut. Ei, kirjutasime küll, aga eks me näe, mis sest kõigest saab. Teie abiga võib sellest veel midagi tulla. Mul olid eelnenud raamatute salmid veel pähe õppimata. Et ma kõigepealt õpin need ilusti pähe ära, siis võib uue kirjutada. Ja nagu näha, istume siin ka praegu sellises reas, nagu oli 25 aasta taguse raamatu kaane peal, Künnap Rooste Sinijärv, ilusasti tähestiku järjekorras. Ja niimoodi me istusime ka toona kompressori kõrtsis. Aga tegelikult tuleb tunnistada, et lugu sai alguse hoopis varem, umbes, võiksin öelda, et 106 aastat tagasi, umbes aastal 1919, kui Albert Kivikas raskel vabadussõja ajal avaldas oma raamatu Lendavad sead ja kuivõrd aig oli vaine nagu praegugi, aga teistmoodi, siis paberit polnud saada hullude juttude trükkimiseks ja läks tema Tartu õlletehasesse A. Le Coq'i ja seal vedeles sõja tõttu unarule jäänud limonaadi ja õllesiltide paberipoognaid nurkas hulka. Ja seda lahkesti anti noorele kirjanikule ja trükkiski tema siis oma Lendavad sead nende paberipoognate pääle. Kellel veab, võib mõnest antikvariaadist ehk mõne eksemplaari leida. Ega neid palju tänapäeval enam leida ei ole, mul endalgi põle. Aga aastal 1996 tekkis mul mõte, et seda tempu võiks ju korrata ja helistasin Tartu õlletehasesse, saime kokku ja järgmisel aastal 1997 toodi mulle Norrast trükitud klots paberit, suuri paberipoognaid, öeldi, et trüki siia peale, mida tahad. Siis ma trükkisin sinna ühe luulekogu ja siis, kui seda esitletud sai ühes toonases kõrtsis, mida tänaseks enam sel kujul ei ole, siis selgus, et kõrtsu teisel korrusel üks tumeda peaga pikemat kasvu mees pidas mingisugust muud istungit ja tuli minu juurde ja ütles, et kuule, et aga ma olen ju ka natukene nagu kaasautor, et vaata, et nende õllesiltide kujunduse olen mina teinud. Ja niimoodi me Askoga tuttavaks saimegi. Ja sealt läks see kõik edasi. Suts aega hiljem istusime Askoga taas, tookord ühes teises kõrtsis ja mõtlesime, et teeks mingisuguse asja nagu päriselt üheskoos. Siis tulid meelde siuksed vahvad 100 aasta tagused raamatud, kus 3 meest tegid koos raamatu ja nõnda mõtlesime, et meil oleks 3. ka vaja, et 2 peale ka, kui ei tee. Kuule, et aga see Jürgen Rooste, ta on küll õudselt noor,
meie olime juba väga vanad, me olime peaaegu 30 aastat vanad, 28, 29, midagi sihukest. Et kurat, et on küll natuke nagu poisike, aga et jõle head tekstid, et teeme koos. No võt, ja sealt see pull hakkas. Nüüd ma panen korraks oma noka kinni ja näed, esimesed 100 aastat on juba läbi käidud. Kütke edasi. Ma ütlen siia vahele, et kui me seda pilti tegime, et need riided, mis seljas on, et teistel ei ole kahjuks originaale säilinud, vähemalt me ei tuvastanud. Aga nahkülikond, mis on Karral seljas, on see sama, mis aastal 2000 pildistatud fotol. Et korralik töö ja hästi hoitud, ma ei oska muud öelda. Minu nahkjakk, mis mul seljas on ammu tükkidena kuhugi oma parema paiga leidnud. Kuule, mul on sellest fotost ja asjast kohe luuletus. Anna tulla. Kompressori pannkoogi kõrts oli see, kus me selle foto tegime, eks? Täpselt. Künnap Rooste Sinijärv, 3 põrsa ballaad. Tollel veerandsajandi tagusel raamatukaanel seisab 2 luuletaja taustal tagaplaanil üks lodumütsist troglotüüt, tõeline kirvenägu. Tal ei ole selles raamatus häid luuletusi. On mingid poolpoosetamised, 2 luuletuse lõpud, mis ehk kuskile kõlvanuks läksid kuidagi raamatu tegemise käigus kaduma. Tõenäoliselt unustas ta ise need õigesse faili kopeerimata. Aga ikka tuleb meelde mingi ärevus, tulevad meelde kompressori rämedad pannkoogid, sest kompressoris see pilt ju võetud on. Too ahvinim isegi tunneb seda vaadates nende pannakate lõhna ja säälsed ohtlikud happy hourid, mil odavad õlled muutusid mingil õhtusel täistunnil odavateks kangeteks šottideks. Isegi imestab, kuidas nad sellelt pildilt eluga pääsesid, kuidas nad kõik siin on, kes täitsa kainena, kes nõnda nagu troglotüüt, et kodus ei joo ja väljas õigupoolest ei käi, kes libistab vahel rahulikult vaid õllekest. Kõik 3 sellel pildil on pärastpoole kirjutanud ehk oma elu ägedamad ärksamad tekstid, andnud kurjemad kärtsumad luuleõhtud. Kõigi 3 elu on vähemasti korraga korralikust karu perses ära käinud, et siis jälle rööpad kätte saada ja lõpeks kohale vurada, ka tänasesse, ka siia sellesse õhtasse. 3 põrsakes saavad lõpeks 3 lõviks, 3 suureks vanaks targaks kassiks, 3 vaguraks kiskjaks tolles kõikvõimsa jummeli loomaaias. Aga alles jääb see vana armas pilt tolle kollase raamatu kaanel. Esiplaanil 2 luuletajat ja taamal taustal üks lodumütsist troglotüüt, kes ka värsse teeb. Selgest kiusust ma võtaks siis selle veerandsajandi taguse raamatu ja loeksin ka ühe teksti siit ette, kui ma selle vähegi üles leida suudan. Küll ma suudan. Huvitav, et juba selles esimeses raamatus me tegime seda, et me ei pannud autorimärke mujale kui hästi väikselt siia alla nurka. Ja minu poolt siis esimesest raamatust, et ma nihutan natukene prille ja võtan oma luubi. Aastal 1971 asutasin oma pagariäri ja sest ajast saadik olete pidanud taluma minu lõputuid saiakesi, šokolaade ja kommikarju. Minu nimi on tõelise kvaliteedi võrdmärgiks. Ma ise olen juba 29 aastat kõrgunud maailma kohal tunnistusena paremast tulevikust ja mineviku mööduvusest. Minu pagariäri on paljudel meelest läinud, aga mu kondiitritoodeteta ei suuda elada tuhanded rotid ja vanainimesed, kooliõpilased ja kodanlased. Mu saiade jahu on ninasõõrmetes tervetel ja haigetel populatsioonidel. Ma nuuskan ning asetan oma kaunikujulise töntsaka käe kõige kangema kombel kõikide kohale. Ma tellin uut tainast ka täna, mu kallid pirukatäidised.
Selle raamatu kokkupanemine oli muide, toimus siin samas majas. Askol oli toona korter seal teises otsas selle kunagise kirjanike poeetide Pegasuse kõrtsu peal, eks ole. Ja see korter oli läbi, nagu ütleme 1,5 korrus või läbi 2 korruse ja me mängisime põranda peal nagu doominot nende luuletustega ja panime neid niiviisi rivvi ja siis käisime Askoga sealt teiselt korruselt vaatamas, et kuidas nüüd paistavad need luuletused, et kas nüüd on nagu raamatu moodi, et see tegelikult see füüsilisel kujul, see järjekord, need luuletused, see, kuidas ütled, see võttis ikkagi terve pika päeva ja õdaku ja sai niiviisi terve põrand täidetud nende tekstidega, väga ilus doomino. Ja tagakaane peale me panime meie seniste raamatute kohta ilmunud arvustustest väikesi lõike erinevatest väljaannetest ja tahtsin lihtsalt Jürgenile öelda, et näed, et juba veerand sajandit tagasi kirjutas Vikerkaar Jürgeni luulekogu arvustades, et uus poiss on majas, Sinijärve võib klassikariiulile lükata. ma usun, et need tekstid seal taga on kontekstist välja võttes midagi seal lisatud, sest minul ei olnud selleks hetkeks veel ühtegi raamatut ette näidata. Aga arvustusi küll. Aga arvustusi, jah, neid ikka leidib. Vaatame, mida sinu kohta öeldi. AK kohta kindlasti leiame siit. Nii. Sirbis on kirjutatud sinu kohta, et Asko Künnapi luuletused asuvad ehk selle muidugi äärmiselt tingliku telje keskel lõhkumist ja valmistamist ühendades. Ja Postimees on sinu kohta öelnud, et Kirjanike Liidus ongi rohkem suguvõimelisi inimesi vaja. Väga kahtlane. Ilmselt pole tegemist tõsise kunstiga. Enne kui nagu 3 mehe rännakuga edasi minna, kiire kõrvalepõige, et kuidas minust mänguluuletajast päris luuletaja sai kogemata. Siin me oleme pannud raamatuid välja, ma tean, et ma lähen praegu kaamerast korraks välja, aga ma tulen sisse tagasi. See on lavastuslikult planeeritud nii. Nüüd sa oled omadega sees. Et siin on üks niisugune raamat, mis tegelikult tinglikult on minu esimene luuleraamat, tal pole ISBN koodi triibikut, nii et ta tegelikult väga raamat ei ole. Ja ta oli tegelikult näituse kataloog. Vaalgalerii asus siis veel vanalinnas ja mul oli seal selliste suure mõõtmeliste, need umbes ruutmeetrised tööd tegelikult. Näitus ja neist sai trükitud sellised asjad, mis olid nagu postkaardid, aga ühtlasi osad ka traatköitega kokku pandud. Aga selle postkaardi materjali tagakülg oli selline katmata, nagu kartongil on, hall papp. Ja siia sai siis kirjutusmasinaga, see on muidugi skännitud, trükitud, aga kirjutusmasinaga linka-lonka löödud mõned tekstid. Aga kurivaim need tekstid läksid ringlema ja Karl-Martin tunnustet kirjainime toona, võttis sellelt näituse avamiselt selle kataloogi kaasa ja avaldas sellest, ma arvan, see oli Postimehes, arvustuse, nagu see oleks luuleraamat, kuigi see ei olnud kunagi nii mõeldud. Siin tagaküljel tõesti on mõned tekstid. Hiljem need samad tekstid läksid siis ja avaldusid suisa loomingus, mis võttis nagu külmavärinad peale minu jaoks. Ja siis ei olnud enam tagasiteed, siis tuli luuletajaks hakata. Vaata, sul oli ühe teise näituse kataloog, kus olid sellised väikesed novelletid või laastud. See värviline kataloog. Ma ei mäleta, kas see oli see Pimeduse vastu või niisugune, mis oli samuti näituse kataloog. Lendav krokodill võis seal olla. Mul on meeles, et kui... Oli see lendav krokodill? Lendav, mingi krokodill on siin ka näeme. Okay. Kui sa Kirjanike Liitu astusid, siis need mõlemad nii-öelda näituse kataloogi aktsepteeriti raamatutena. Ja sul tegelikult nagu päris esimest raamatut veel ei olnud. Et Asko Künnapi kuulumine Kirjanike Liitu tuleb siin kohal küsimus. Ma tagant järgi nagu näha olen siiski mõned raamatud suutnud, millel ka ISBN kood on olemas ja mis on isegi liib koduleheküljel leitavad. Sa oled ennast lunastanud, aga
aga jah, just see oli omaette huvitav, kuidas nende kahe näituse kataloogi põhjal leiti, et kurat, et see on ikka niivõrd kihvt kirjutaja, et Ma loen siit näite äkki. ja muidugi. See on hea lühike, sest meie lehekülgede peale väga pikki ei mahtunud. Kui see ilmus sama tekst Loomingus, siis oli Astalt väike nõuanne Asta Põldmäelt, et löö ikka nagu luuletustes seda enterit nagu õigete kohtade peale, et tekiks normaalsed read, sest siin on nii, nagu ta on poolitanud, nii ta tuli, eks ole. Või nagu kirjutusmasinaga toksides paber sai otsa, siis kõrr järgmine rida, aga siis ma vaatasin, kuidas asi käib ja poolitasin nagu kunstipärasemalt. Vanasti oli nõnda. Vanaisa sõitis jalgrattal vastu vööruse ust ja vanaema ärkas. Talutas ta sängi. See oli vanasti. Ja nõnda seni kuni vanaisa ratas, Huskvarna muide, Kambja kõrtsi ees pihta pandi. See oli vanasti, kui tolmurullid, suuremad kui sinu kodulehekülg ja telefoniarve kokku, vaikselt, väga vaikselt, levitades terase ja mürmi lõhna. Mu pööningu ateljee ristimata vaibal kevadtuules veeresid. Ja mitte üks kurat ei teadnud mitte sapi kivegi, flat-teerikust ja kutsist ja veerand ja pool ning 3/4 märgadest kalipsodest. See oli vanasti. Vanaisa ja vanaema on juba aastaid punases savises mullas Kambja kirikaias. Üsna värava ligi. Ja minu telefoni vastaja lint on õhtuni tühi. Kuule, Aska, unustasin küsida juba toona ja nüüd ma küsin ära, et kurat jäi Flat-Eric oli, ma ei teadnud seda siis, ma ei tea seda praegu. See oli MTV-s jooksvates reklaamides mingi tegelane. See kurat mäletab, mida ta tegelikult reklaamis. See oli sükene kollane elukas, niuke koera moodi. Ma olen seda luuletust lugenud mitu korda ja alati on, kurat peaks Askule helistama küsima, et kes see Flat-Eric oli ja need. Kuule, sul on õpilased koolis, kirjandusõpetaja, pane nad uurimistööd tegema. Kes on Flat-Eric Eesti kirjanduse ajaloos? Mul on sellest siin luuletus juhtumisi. Tuli uus luuletus ka. Tegelikult mõte tuli juba ammu, aga nüüd ma sundisin see nagu ära vormistama. Mõte tuli, kui ma tulin Tabasalust oma hirmsaid kohutavaid õpilasi, keda ma kardan, tuli neid õpetamast selleks ja siis sõitsin trammiga Tallinna Ülikooli selleks, et hakata seal ise hirmsaks kohutavaks õpilaseks, keda õppejõud kardavad värinal. Ja siis ma sõidan mööda seda Narva maantee juppi veel viimased peatused sinna ülikooli poole ja vaatan, et üks hirmsa tumeda näoga pikk sünge kuju läheb mööda tänavat, et kõigist pikem ja kuidagi välja paistvad nagu kurat oleks trükitud kõnniteele ja siis ma see on minu sõber. Säälta tuleb metafooride maag, tume mees oma tumedalt teelt. Näen teda pikka karmi näoga kuju äkki trammi aknast, nagu Vooland oleks Narva maantee äärde valla lastud. Siis saan äkki aru, et ongi, seal ta läheb. Minu sõber, mu sünges emu, kelle luuletuste varal õpetan koolis lastele, mis asi on metafoor, mis tähendab allegooria, kuidas leida üles õnnetu metonüümia. Jah, see mees on personifitseeritud metafoor, müstiline troop me maailmas. Tema tumedate silmade takka traageldavad veidrad nõelad kokku selle äraspidi ilma kudet, mille kaudu me end olevaks, loovaks, metsikuks inimeseks tõlgendama. Pika sammuga astub ta pikki Narva maanteed, kuhu ta läheb, ma ei küsi, sest mis jääks alles lahti harutatud kujundist, vaid sõnad. Sõnad nagu minu kirjanduse tundides. Sõnad, mis ei tähenda midagi. Ühe elava ja hingava, vaba ja meeletu metafoori kõrval. Metafoorid oli. Ma isegi paaris kohas katsusin sinu laadi matkida. Aimatu oli. Metafoor on natukene nagu valgusfoor selles mõttes, et sa kunagi ei tea, kas sa jääd tema taha kinni või vastupidi võib rõõmuga edasi kütta.
aga meie kütsime siit edasi ja see oli täitsa juhuslik, et meil praegu Jürgenil vist tuli meelde, et kuule, et sellest neid vigu me ei korda esimesest ühisteosest sai 25 aastat tänavu täis ja ega me ei suutnud isegi välja arvutada, et millal see täpselt ilmus. Meil on siin täna tunnistaja minu sõber Marko Kivimäe kooliast, kellega me muide koos käisime ka sinu 400 keele esitusel, eks ole? Oli 400 keele esitusele, me jõudsime ju ka sinuga. Aga tal on kaasas raamat, kus on meie kõigi 3 autogrammid sees esitused ja see on 22. oktoober 2000. Aha. Nii et siin on elav tõestus. Ta juba minu käest võttis sinna uue autogrammi ja võtab teilt, kui ei jõudnud, siis võtab teilt ka. Sügavas sõbralikus sügises ühesõnaga. Reaalkooli poisse on siin siis vähemasti 3, kui mitte rohkem. No, ma arvan, et mõni leidub veel. Peeter on kindlasti seal kuskil olemas aga tood oleks. Ühesõnaga, kui see asi valmis sai, siis kuidagi mõtted olid õhevil ja siis mäletan, et jälle seal Asko juures istusime koos ja igasugused hullud ideed tulid pähe, et mismoodi vormistada, et teeks järgmine kord, et mitte nagu raamatu, vaid midagi muud. Ma mäletan, me mõtlesime kartoteekide peale alguses, perfokaartide peale, tead, et lükkad ühest kohast, ma ei tea, kas keegi mäletab üldse, mis asjad olid perfokaardid, eks ole, aga et umbes, et lükkad varda sisse, tõmbad välja roosteluuletused, lükkad teisest kohast varda sisse, tõmbad välja künnapiluuletused. See oli põhimõtteliselt nagu AI, aga sukavarrastest ja papitükkidest. Me siis katsusime selle jaoks hinnapakkumisi küsida ja selle eksemplari müügihind oleks tulnud siuke, mis tänasesse rahasse arvestades vist, et üle 100 € oleks tulnud tükk. Ja ma ei tea, mitu ostjat meil oleks olnud. Ja siis me leiutasime selle kaardipaki ja meie esimene kaardipakk, võid seda näidata sealt, see ilmus aastal 2001 ja kolmest oli nagu vähe, siis me kutsusime Triin Soometsa ja Elo Viidingu kampa. Esimene mõte oli, et teeks 4 kuidagi, et iga ühel oleks oma mast, aga siis mõtlesime, et ikka huvitavam on asjad segi ajada ja siis tegime selle esimese aastal 2001 5 inimesega ja siis 5-aastase vahega vastavalt siis 2006 ja 2011 siis me tegime juba topeltpakke, et inimesed saaksid ka bridži mängida ja viimasesse neist sai kaasa võetud ka veel, kui ma nüüd õigesti mäletan, siis Jan Kaus FS ja Maarja Kangro kaardipakk 3 sees. Ja Ehin Kristiine et siin jah, et 4 poissi 4 rõkut siin on täitsa nagu aga ja seda juba mingites väljamaistes arvustustes nimetati mikroantoloogiaks, võib-olla ta tõesti oligi sel hetkel mingi teatavat sorti läbilõige selle momendi Eesti luulest, päris, mulle tundus natukene võõristav see antoloogia mõiste, aga ühesõnaga, et seda pulli sai tehtud ja siis selle kaardipakkide asja me tõmbasime joone alla sellise tõesti siis Künnap Rooste Sinijärve kaardipakiga Kuradi ratas, kuhu sai välja mõeldud täiesti teistsugused mastid ja kolvad kirved kaabud ja ärge nüüd hakake midagi see kaabudega jamama siin, see on täiesti teine asi. Jah, nii et see tegelikult oli ka üks läbi niimoodi umbes 20 kulgenud selline kaardipaki luule mängimine. Kiire arvutus näitab, et paras aeg oleks tuleva aasta järgmine välja anda, kui meil on 5-aastase vahega olnud. Ma ei mäleta, millal see Kuradi ratas ilmus. Nagu üldiselt enne koroonat minu arust, 2018.
18, siis on 5-aastasene samm on möödas, et läks. Kuradiratas on... Sellega oli üldse igavene jama kogu aeg, tähendab, tegelikult ta ilmus ju 2019 alguses. Trükikoda ei suutnud teha seda, mida vaja oli, kogu see värk, sellega oli üks igavene jama, sellest võiks omaette jututoa välja mõelda. Tühja see, mina pean ütlema, et see on minu isiklik lemmik nendest, et ma olen väga õnnelik näiteks, et ma olen Elo Viidinguga samas kaardipakis või samade kaante vahel saanud olla. Elo Viiding on ka üks ja samas karbis ja Triin Soomets muidugi ja need on ja FS Kristina, see on kõik uskumatu kamp, eks ole, ma olen väga õnnelik, aga see ütleme minu jaoks, see Kuradiratas sai kõige imelikum, friigim, hullem. Me mõtlesime seal välja mingi maailma ja süsteemi ja mängisime sellega ja kusjuures seal on kõik tekstid on nagu tabavad ja õiged, et see on nagu raamatu mõttes kõige põnevam ja parem. Et teised ongi kõik nagu lahtised lehed, et sa võidki lugeda neid, kus tahad ja seal seost on vähe neil omavahel. Et need on kõik vabalt, nende inimeste luuletused vabalt laotatud, aga see Kuradiratas on ikkagi nagu läbi mängitud, läbi mõeldud, et see on minule armas, aga tühi see. Ei, vaata, seal oligi ju see, et me tegelikult kehtestasime enne selle kirjutama hakkamist päris ranged reeglid, et milliste kaartide peal, millistes mastides, et kus peavad olema haikud, kus võib olla vabavärsilist, kus peavad olema riimluuletused ja ühesõnaga, kui teda kirjandusteadusliku pilguga vaadata, siis on ta tegelikult üks väga sügavalt läbi komponeeritud teose. Võib-olla isegi natuke liiga sügavalt, aga jah, ma ütlen, et selle tegemine ei olnud lihtne ja võib-olla ma oleksin rohkem tahtnud sihukest vabadust mingil hetkel tunda seal sees, aga kihvt, et ta niimoodi välja tuli. Nüüd aga me oleme jõudnud nii palju, mis sa ütlesid, 2018 oli see, eks ole. Tuleks luuletusi lugeda. Jaa, luuletusi tuleks lugeda, aga et vahepeal tuleks näidata seda libavikerkaart ka, mis me tegime vahepeal. Täiesti juhuslik sarnasus ühe kultuuriajakirjaga. Siin sisalduvad ka ühed vähesed meil kamba peale, 3 peale kirjutatud luuletused. Need on väga lõbusad, aga üsna siuksed, ütleme, nende kunstiline väärtus ei ole võrreldav nende sisemise elurõõmuga. Et elurõõm on rohkem ja kunstilist väärtust natuke vähem, aga minu arust on need väga toredad tekstid, mis me koos kirjutasime. Võib-olla toetas neid väike õlu, võib-olla toetas neid ühine kamraadlik meelelaad. Lõbus oli koos kirjutada, aga lugege neid parem sealt raamatust, et me täna otsustasime mitte neid 3 peale kirjutatud tekste ette lugeda. Ja, sa võid muidugi Bemmimeeste haikusid lugeda, aga tegelikult võib-olla pigem pärast seda, kui me olime Eesti haikudest jõudnud rääkida. Okay. See oli ka kusagil mingi 2008 vist ilmus see Eesti haikude lugu. Oota, sa tahtsid luuletust lugeda? Askol oli ammu juba üks luuletus plaanis, mida ta pidi seal kollase raamatu juures lugema ühte juba. Tegelikult ütlen 2 sõna ja loen tollest kollasest. Anna mulle too kollane raamat. Kuna mind niimoodi täiesti libeda pettusega võeti Kirjanike Liitu, siis ma hirmuga kirjutasin ka siis nagu raamatu, mis ka raamat oli. Tegin igaks juhuks suure, kujundasin hoolega, pildistasin sisse fotod. See ei olnud toona üldse tavaline, et luulekogu oleks suur ja fotodega. Siit ilmneb, et ma olin 30-aastane, oletaksin huupi. Et see oli võib-olla esimene selline Eestis. Ma ei julenud Kulka käest toetust taodelda. Ma ei arvanud, et ma olen piisavalt veel tegija. Aga seda mõisteti ja ma sain Kultuurkapitali aasta kirjanduspreemia selle raamatu eest, mis oli ka abiks algajale autorile. Et ma äkki loen siit mingi näite ja äkki Hie. Tule korra, võtta istet. Nüüd te näete, kuidas julmalt kasutatakse ära tasuta lapstööjõudu. Kuidas see oli, et milliseid Kirjanike Liit oli uusi liikmeid toona vaja?
Noor jumal. Kümme aastat tagasi sa kirjutasid. Suvel on nii, nagu vanasti oli. 15 aastat tagasi oligi. Käes, mõlemas käes oli alles veel vanasti. Nõgesed lõhnasid leitsakus ja teisiti kõneldi. Teisiti maitses paber ja öö. Ja internetis või naadis kõrvaltänavas elasid oma kollast kahjulikku elu. Hiidsisalikud ja sõnajalad. Sõnad. Ja noor jumal, jumal kui kaunis ta oli, käis koos sinuga laste kunstikoolis ja joonistas. Ta joonistas võlusalt nagu noor jumal ja nuttis üle andetu akvarelli, kui taustal tähetorni õiepurus jalamil mässajaid hukati. Neetud, sa olid seal, sa olid seal. Ja ütled oma pööratud pilgul, et ei mäleta sellist päeva, et sellist linna, maad ja sellist suve pole olnudki. Aga 10 aastat tagasi sa kirjutasid. Suvel on nii, nagu vanasti oli. Minu arust oleks võid sa edasi mängida neid akkordi. Linnukesed on vait jäänud. Kas teiedel on meeles, mul enam päriselt ei ole, kas me tegime Libaviikrekaare enne või pärast Eesti haikude asja? Sõtab õnneks aastaarvu järgi vaadata. Minu meelest Eesti haikud olid 2008, selle peale oli 2008-2009, ta vist ilmus 2010. 2010. Need on, Eesti haikud on hiljem ilmunud. Okay. Eesti haikudega oli ka omaette kummalised lood. Seal oli see, kui klassikalisel haikul on see silbiskeem 5-7-5, siis kuidagi siin tarkadele noorhärradele hakkas tunduma, et see on ikka eestlase jaoks natukene vale, et teeks 4-6-4. No, rohkem regivärsiline. No, mina hakkasin seda Trohheuse värki uskuma, eks ole, et Jürgen Rooste, Asko Künnap, need on kõik Trohheused, Karl Martin. Kõige lihtsam Eesti haiku oligi see silbiskeemi järgi Asko Künnap, Karl Martin Sinijärv, Jürgen Rooste. 4-6-4, täpselt Eesti haiku. Ja sellega sai omaette pulli, soomlased võtsid selle asja kätte ja tõlkisid ära ja andsid välja ühe pisikese raamatu, mis nägi hästi kole välja, niisugune tilluke. Seda soomekeelset meil vist ei olegi praegu siin kaasas. Ja siis me Eestis trükkisime talle kaanepaberi, mida sinna ümber panna. Asko kujundas veel, et ta vähegi viisakam välja näeks. Ja saatsime selle Soome kirjastajale, et voldige ise või midagi, või sa voltisid ise mingi hunniku ka. Ja lisaks, et meie Soome fännid tegid veel Facebooki grupi, see Viron haiku. Ja see oli pärast seda, kui me käisime Helsingi raamatumessil ju esitlemas seda,
ja tegime Eesti haikude võistluse, laekus õudselt palju soomekeelseid Eesti haikusid, 464 skeem tundus soome keelele ka väga hästi sobivat. Samas mõelge, kui karm on soome keeles nii tõlkida kui kirjutada, et soomlast on üldiselt kõik sõnad 2-3 silpi pikemad kui eesti keeles. Ja isegi kui silpide arv on sama, siis hääldavad neid 4 korda pikemad, umbes nagu rakkaus. See on terve haiku ise juba. Või mustaheruka limonaadi mainos muovikassi suunnitelu palaveriga. Ja kui nüüd lisada see ragastamine liita kokku, ma ragastan sua iäisyyden asti. Kurat, ma ragastan su nii ära, et sa oled ragastet. Jah, aga soomlastele läks Eesti haiku toona väga ilusti peale ja tõesti see... Facebooki klubb kestis aastaid, isegi ta on siiamaani olemas. Nüüd tuleb vähem juurde, et mõni kord harva, aga vahepeal kirjutati, peaaegu päeviti tuli sinna soomlaste poolt neid Eesti haikusid juurde. Endal hakkas häbis, ma sunniga või poolenisti kirjutasin mõnikord sinna, et muidu oli piinlik, et miks meie ei tee. Aga... Et võite visata pilku Vironhaigu, pange Facebooki otsingusse Vironhaigu ja sealt leiab täitsa pulli kraami, et see oli selline ootamatu. Äkki peaks mõne Eesti haiku lugema sealt või? Aga loe siis sina, et mina kuidagi teiste asjade peal täna. Sina ei taha lugeda. Ma ei ole valmistunud haikude jaoks. Sina tahad koju minna ja kirjutada. Klaver on soojas. Mul on teised luuletused ja klaver ootab. Jah, siin meil on ka nii pisikesed need märgid on tehtud siia taha, et ega ma ju peast ei mäleta enam, et kes see mille oma on. Aga me oleme alati neid esitanud nii, et las tulla, loe, kes tuleb, see tuleb. Loeme. Sinisilmad Musta mere taustal valges laevas. Lase lendu oma tuulelohe, homme on torm. Metsast kostab isakaru mõmin, hästi räägib. Eemal üksik peni haugub kuud või tühja maanteed. Silm sinine, palk otsas, puu otsas, ripub häänöör. Sõber suri oma sõbra surma, ise tegi. Vana tuttav, nimi pole meeles, näol on vari. Üle tühja tahavaate peegli välgu mõrad. Võtame ööd rahulikult nagu puhast viina. Ja nii edasi. Vist nüüd ei pääse, ma pean ikka ühe näite Pemmimeeste haikust lugema. Midagi ei olnud teha, sellepärast, et me avastasime, et selline 575 klassikaline haiku see on liiga raske. On pikk ja raske. Eestlasele siuke 464 juba mõistlikum. Aga lihtsale inimesele. Aga siis... Loe need kõik. Nad ei ole väga pikad, sellepärast, et Pemmimeeste... Sissejuhatav lugu on ainult pikk. Pemmimeestega oli niimoodi. See on selline tekst, selle nimi on Pemmimeeste haikuvõistlus. Reeglid. Alul kavandati mõõduks klassikaline 5+7+5, siis lihtsustati see igaks juhuks tumedate klaasidega 3+5+3. Ülesande ikkagi veel liiga keeruliseks osutumisel nuditi aga turvaliseks igamehe 1+2+1 haikutuseks. Peavõit, kroomitud sumpsiga 3-kihiline hamburgeri kasutusõigus 6 kuuks, koos sellele järgneva 48-kuise võõrutuskuuriga. Tulemus. 3 keset vöötrada surnuks sõidetud last, 2 vanarauaks püherdatud eelmise sajandi pemarit, 1 tõeliselt tore nädalavahetus Harjumaal ja järgnevad read. Ja siin on siis best of Pemmimeeste haikudest. Kirjutatud kõik maanteel Tartu-Tallinna vahel ja tagasi. Silbiskeemiks 1, 2, 1.
ja tee nüüd nii, nagu õige haikumeister peab lugema neid, et algul ühe korra, siis väike arigato, tänu ja siis uuesti nagu sisu ja kõla pärast. Jou, sepad, jou. Jou, sepad, jou. Nokk, väga pikk. Nokk, väga pikk. Paks, viska, sott. Paks, viska, sott. Oi, rama või. Oi, rama või. Oh, mida bemm. Oh, mida bemm. Sitt juba keeb. Sitt juba keeb. Sae pekki siin. Sae pekki siin. Vau, valu velg. Vau, valu velg. Ja lõpetuseks võitja. Tüü, ramai või. Tüü, ramai või. No siin on natukene read sassis, aga no peaaegu. See on petekas, sest et tüü, ramai, see on basically, see keskmine on ikkagi peaaegu 3 silti. Apostroofi väljahääldamine tuleb sellisel lõunaeestilisel moel teha. Ja, siin on väike pettus. Aitäh. Ramai või, siis on õige, aga jah, see viimane on ikka petekas. Aga ma siis teen ka midagi hirmsat. Mine ära, jah. Käi sinna klaveri taha ja vaata, mis sul seal ees ootab. Nagu te teate, on mõned oskused, mida inimesed kunagi unustaks. Jalgrattasõit, ujumine, klaverimäng, kui sa oled kunagi ära õppinud. Mul ei ole tasakaalu meelt, et jalgrattaga ma eriti ei saa. Ujumine rohkem ma nagu upun ja klaverimänguga on kõige halvemini neist 3 mul. Aga see tekst oli ühes kassetis, ma ei mäleta millises. Ilus on eestlase elu, kui ka kevadel lörtsi tuisk ja udukardinad tagant siuhkab vikati meeluisk. Nii vaba on meie mets, nii vaba, et raada kus tahad, me enesest jätame maha. Rüstet hiied ja raisatud rahad. Nii püha on eestlase elu, et valib ta ise, kuis läheb, kas parema elu pääle või enese külge seab käe. La 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 la. Nii ilus on eestlase elu, kes alati kõlkvelda kuuris ja molli võib külapeol saada. Ka siis, kui bänd mängib tuuris. Nii ilus on eestlase elu.
köis alati kõlkvelda kuuris ja molli võib külapeol saada. Ka siis, kui bänd mängib tuuris, ka siis, kui bänd mängib tuuris. See oli kolmest loost kõik lihtsam, mis mul pakkusin enne Tuuli Vellingule, vabandust, et kes neid asju korraldab sinna, kes on üks musikaalsemaid, geniaalsemaid inimesi. Ütles, et kuule, et kui ma akordid ette näitan sulle, et järsku tal oleks olnud see hetk ära õppida, aga ta ütles, et igaüks peab oma risti ise kandma. Kuna nagu näha, Karla on põgenenud, siis ma kohe kasutan juhust ja hüppan lavalaudade naksudes ise proževalgusesse ja loen midagi natuke uuemast kogust Minu riik. Ega siin me ka üksteisest ei pääse, sest nii nagu enamus Karl Martini või Jürgeni raamatutest on minu kujundatud vähemalt, mõniga illustreeritud, aga ka osaliselt välja antud, siis nii on Karl Martin toimetanud enamuse minu uuematest raamatutest, kaasa arvatud Minu riigi. Sellega läks nüüd pahasti Soomes, sest ta oli minu 3. soome keeles ilmunud luulekogu Valdakundani nime all. Ja ta kandideeris Soome kõige põhilisemale luule auhinnale, mida seal antakse, sest Finlandiat nad ju luulele ei anna, see on ainult romaanile. Ehk siis Tantsiva koru auhinnale. Läks pahasti, olin 1 3 nominendist, aga auhinda ei saanud, Kurivaim. Sain oma 5 minutit kuulsust. Ema, kas sa näed mind telekas? Sain üles olla ja intervjuusid anda. Et feimi palju ja fanni sulli vähe. Aga see sellest. Asko emale meeldivad minu luuletused ka väga. Aga rõõm oli sellest, et ma küsin üle. Ta on neid kirjandusõpetajana kahjuks lugenud. Aga igatahes sain ma siiski ka korra veel kord kummardamas käia, sest see Portugali luuletaja, kes sai selle auhinna, tema raamatu esikaanel oli Minu maail. Nii et ma sain ikka oma väikese kaotaja rõõmu kätte. Ma loen Minu riik ja siit nimi luuletuse. Minu riik ja rikkus. Tundsin tulvavett tõusmas. Nägin mööduvat voogu, kandmas inimesi, nende varandust ja olmeprügi. Nägin, kuhu see mind viiks. Jõgede jõgepidi alla, läbi une rohelise delta, ikka veel nimeta merre, all kadeda kuuma päikese. Sa ei saanud, ei saagi kätte, ühtki pisarat mu silmast. Minu riik ja rikkus pole pärit siinsest ilmast. Aga ma ei lasknud lahti seda otsa, mis pidas mind lauda uksest laevaks saanud alusel püsti, peaaegu pinnal, kinni pehkind painduvas piidas, kinni selles hävivas linnas, ses maha magatud elus, lapsepõlve palavikes, nööpides nimega naabrid. Midagi ju mäletan, lahustunud pilte pulmast. Minu riik ja rikkus pole pärit siinsest ilmast. Nägin unelmate mägijõge, lavastatud siia samma murduvatest majadest kõrgete kallaste vahele, viimas mind, mu maailma sassis puslet, tükk haaval ikka sinna, kus need kuked kulda söövad, kuked kulda
kanad karda. Vale vangeldab ja haarab, hakkab õige hõlmast. Minu rikkus ja riik ei ole, pärit siinsest ilmast. Ja nõnda ei lasknudki ma lahti, ei seda otsa, ei ühtegi teist. Jutu ja mõttelõnga, trosse, mis pidanuks püsti hoidma ammu kasutuid telefoniliine, ammu suletud postkontori, ammu savannistunud õuel, ammu otse üles lastud, suli sabaste noolte naastes. Sa ei saanud, ei saagi kätte ühtki pisarat mu silmast. Minu riik ja rikkus pole pärit siinsest ilmast. No, see läks nüüd väga tõsiseks kätte. Bemmimeeste peale sobis. Bemmimeeste peale muidugi sobis, aga bemmimeeste peale ma võtan päkapikud, vaata, meil on jäänud mainimata see asi, et ega me siin kogu aeg kolmekesi ninapidi koos pole telefonis nahistanud või kirjutusmasinas või kus iganes. Et näiteks me oleme teinud ka teiste inimestega ühiseid teoseid. Askoga näiteks tegime kahekesi ühe väikse ingliskeelse asjakese, kui me umbes 20 aastat tagasi üheskoos New Yorgis käisime. Võtta, seal tehti veel uhket pilti Ameerikas, see, kui sa tõmbasid selle niimoodi lahti ja siis me toppisime oma pead sealt läbi. Praegu me vist ei saa, meil on need igasugused juhtmed külge pandud siin, aga põhimõtteliselt oli võimalik sellest niimoodi 2 pead läbi toppida ka. Et niisugune voldik raamat oli ja Jürgeniga, see oli küll vist kirjastuse palve, taheti selline Wimberg Sinijärv Rooste raamat teha. Ma ei mäletagi, mis aasta see oli, vaatame kohe järele. 2002, hulk aega tagasi oli 3 päkapiku jõulud. Ma mõtlesin, et siin kaunil advendi ajal loen siin pika ja igava proletaalse jõuluballasti ette. See aeg ei ole selle 23 aastaga väga palju muutunud. Võib-olla Linnuse Kalja kaubamärk on ära kadunud, mida siin kuskil mainitakse, aga loeme ühe jõululuuletuse siis vahelduseks. Lumi on langenud kõigile teedele, reede on jällegi langenud reedele. Jõul tuleb nädalat vahetama, hommikul soga lööb hahetama. Hommikul tööline eales ei maga, rahetorm pihku lööb klaaside taga. Mees tuleb alussärgis pool unes, mõteldes õhtul, mis teha unes. Kauplused kiravad kaunid ja koledad, päeva peab usinalt õhtasse olema. Last tahaks näha, kus mul see aeg, õlut võiks võtta ja variseks vaev. Kinki peab ostma ja aru peab andma, kilu ja kartulit kodusse kandma, ummikus istuma, kõnesid vastama, tundma end tõelise tomatipastana, siduma lipsu ja sugema juust, kurat, et ostmata ununes juust, pagan, kas ühes sai poolmagus vein, linnuse kali ja linnase leib, suguvõsa küll näha ei soovi, vanem tütar läks näidendi proovi, helistab, sõidan ja võtan ta peale, siis ostan köömneid kapsale seale. Pentsu peab võtma, oi raisk on kallis, keelata Riigikogu ja ralli. Enam ei mäleta, mis oli odav, pere on kallis, veel kallim on koda. Taevas on tasuta, taevas on tähed, süda sosistab peagi, et sinna lähen. Natuke ainult on antud veel orjata, kellegi kukrusse kopikaid korjata. Enese kukkur on õndsamalt tühi, soovin endale siiralt häid pühi. Kodus on viina, ma panen veel vastu, uude ja uhkesse aastasse astun.
ja see oli 2. 2002. Jah, tõesti pole palju muutunud. Kuule, ma mõtlesin, et ma laulan edasi oma laule, aga ma loen hoopis selle teksti ka Karl Martinile kirjutatud. Ühe mehe sees elas keel, siuke kaval, kentsakas keel, tabamatu ja täpne, et talle ei saanud näppu pääle panna ja näidata. Nii siin just nüüd praegu on ta sihuke ja valmis ja päriselt olemas, sest see keel lipsas alati sõrme alt ja tegi midagi muud, tegi toda, mida ise tahtis. Ai, ta oli terav ja kaval ja kaheldamatult tark see keel, see mees ja ta valvas meel. Ma alati imestasin, kui märkasin, et teda polnud ikka veel looduskaitse alla võetud. Sest tõtta oli sellise kummalise keelega mütoloogilisi olendeid tol tillukesel maal selle väikese rahva seas peale tema ehk üldse 2-3 ja ma ei saanud tollest aru, kui noid ka looduskaitse alla ei võeta ja hiitega võrdväärseteks pühaduse objektideks ei kuulutata. Mis maad, mis rahvast me siin õigupoolest mängime? Aga sel keelel, mis selle mehe sees elas, oli tost muidugi pohhui ja kama ja savi ja poogen. Tema mängis oma mängimisi ja müras oma müramisi. Mina mõttin oma nurgas salamahti, et miks peab inimene kaotama kuulmise, nägemise, mõtlemise ja jääma mannapudru dieedile kuskile hospiitsis selleks, et saada elutrööpreemia. Kui noorelt ära teed oma elu ja töö, siis mine mummi ja vippu ja ise oled süüdi, et olid liiga andekas, põlesid liiga eredasti, siukseid meil ei sallita. Neile antakse ehk aastaauhind ja siis saadetakse viisakalt sumesooja kärtsaka kohta koju radikaäärde kügelema ja surma ootama. Maarjamaa poeetilises talvepüdelas. Ärge olge liiga andekad, liiga elusad. Ärge laske sellel keelel enese sees elutseda ja pilutseda. Mingid kasu tollest trallist kellelegi ei tõuse. Ole sinna 1000 tänatud või kas või 100. Aga... Sest räägime siis, kui see elutöö auhinna saad. see tuletab mulle meelde vist, mis vist, kindlasti. Ainukene kord, kui ma olen Eesti Vabariigi presidendile mõeldes kirjutanud luuletuse, see on pisike parafraas tuntud lastelaulule ja kõlas ta järgmiselt, ma loodan, et ta mul meeles ka on. Kes elab mere sees, kes elab Lennart mere sees, kes elab mere sees. Seal elab meremees, seal elab Lennart meremees, seal Lennart mere sees. Mis teeb see meremees? Mis teeb see Lennart meremees? Seal Lennart mere sees, ta mere peremees, ta Lennart mere peremees, ta mere peremees. Sa läksid masina juurde. See tuletab meelde kunagi, kui Tõravere observatooriumil seal Tartumaal nõukogude ajal ei olnud raha, et endale klaverit osta, sest teadusapparatuuri lahtris oli kõvasti raha, aga kultuuralises vallas ei olnud. Siis nad panid teadusapparatuuri alt ja ostsid endale seadeldise kõrgete ja keskmiste helisageduste moduleerimiseks. Ja kõik oli raamatupidamislikult väga korras, nii et palun kasuta seadeldist kõrgete ja keskmiste helisageduste moduleerimiseks. See on ka maksimum, mis siit tuleb. No või vähemasti miinimum. Kultuuritöötaja oma. Mu sisimast mu keskelt ajab välja mingi kummaline taim isegi praegusel põua ajal. Nuiab armastust kuradi lollakas, tahab kallistada emmata, tahab, et keegi hooliks. Kas saan koju, kas jään magama, kas ärkan üles? Kas saan koju, kas jään magama, kas ärkan üles? Samas ju suures plaanis vahet põle.
kui ma ka kaon, mädanen, lagunen, põlen, samas just suures plaanis ka vahet põlen. Kui ma kaon ja mädanen, põlen, kustun omaenda hallide, helehallide silmade sügavasse. Igatsus on suur, aga olemasolu kõlab nagu 1969. aasta salvestis rütmi bluusi improst, millesse Nina Simone end unustas ja kaotas. Unustas nõnda, et mina enam enesele meelde ei tule. Et mina enam enesele meelde ei tule. See läks natuke juba paremini. No, ainult natukene. Mul kolmas veel, siis saab ära rikkuda jälle. Ma mõtlesin otsida siit, vaata nagu tänapäeva normaalne inimene peab ju vahepeal istuma vähekene ninapidi telefonis ja selleks, et leida üles mõned tekstid, mis ei ole seni veel avaldet. Ja me rääkisime siin ennist noistva Eesti haikudest ja siis mõni aeg tagasi mul tuli siukene kummaline mõte, et kirjutaks Eesti haikusid, aga kirjutaks neid nõnda, et ikka ilusasti selles 464 skeemis, aga et paned küll ühe haiku ühele leheküljele, aga et kokku võiksid neist moodustuda näiteks, miks mitte sonetid. Ja neid ei ole küll praegu kuskil avaldunud ja ma loen natuke, võtame siit ühe soneti Eesti haikudes. Vanad lehed lähevad puudelt ära, kaunis kevad. Kaseladvad krussis lõunatuulis, puhas lõbu. Lumikellad, ülased ja sammal mõnutsevad. Päev särahtab, heledat pruulib hääd kanget mõdu. Näe, röövlinnud lendavad tagasi lõunamaadelt. Oi, Põhjala poegade lõputu pagemissoov. Suured juured nõuavad tiidsasti selget vaadet, tõtt ja õigust, kevadet, suve ja sügist ja sood. Idast kerkib mõrk öö, me hää õhtu lämbub läände. Päike lubas, maailma kellavärk väekalt põksub. Relvastame, plapp kõike lubava keelekäände. Helepäisest suvest ammutame nõidusnõksud. Pingipillid, jauramid ja kandled seame häälde. Teeb, mis tahab. Püha maa ja paha jaoks on lõksud. Ja üks sonetike Eesti haikudes veel. Sinililled, rododendronid ja puravikud. Sirelite õitseaeg on vist käes. Kes teab, kes teab. Jaanipäevaks kõrgeks kasvab rohi imelikult. Imerohi roheliseks päevaks, mil imel veab. Fuji nõlvul õites oder pluss paar kirsisalu. Munamäel sööb ürask kuuski raksti, kaeb Lätimaad. Kõrges võrgus tehnoloogiliselt ärkab valu. Nõrkus põrkub pedagoogiliselt
B-põrandalt. Kirsipõõsad teataval põrandal kükkisivad. Kogu puistu vajus vastu vastset okeaani. Kalamehed fugu-pugu varda lükkisivad. Taevaisa haudus sätendavat salaplaani. Surnu kirstul 15 meest hoiras saa tükkisivad. Vastu tahtmist rummipudelisse kõik täis maani. Vaat nii. Nii, Asko, loed midagi? Jaa, ma võtan. Või kirjutad? See on see tore raamat, kuhu ta igale poole raamatukaane sisse augud põletas. Päriselt kõikide raamatukaaned eraldi põletas augukesed. Sellega läks kuidagi niimoodi, et kuulub see sarja Don't Try This at Home. Et kõik need kaaned on ükshaaval erinevad ja tõesti käsitsi põletatud on see auk siia, seestpoolt on tahmane ka tõestuseks. Ja kui ma seda tegin, siis ma mõtlesin, et mis see siis ära ei ole teha, et mingi 150-200 tükki neid põletada. Hakkas parasjagu koroona ka peale voogama ja oli aega küll ja küll. Tuttav restorani köök oli tühi, kuna restoran oli suletud. Seda restorani enam ei ole. Restoran on. Oli üks tuleõnnetus. No ühesõnaga, seal oli hea väljatõmme, et kodus ei ole seda mõtet teha, neid gaasi praadida. Et lamineeritud pappa ja päris korralikud ossu. Aga ma ei mõelnud selle peale, et sel raamatul jällegi ta tõlgiti soome keelde, võiks Soomes nii hästi minna ja ka teine trükk ilmuda ja nii edasi. Ja siis oli vaja neid juba 400 ja 500 kaupa hakata põletama ja see oli päris nagu hirmus. Ei ole küll suuremasi suitsetaja, aga küüned nägid mul veel kuid välja nagu ahelsuitsetajal, kollased ja siuksed ära suitsund. Ma loen siit mõne näite. Võib-olla värvikirevusest, nagu me oleme väga värvilised tegele. Me kõneleme värvidest. Me kõneleme värvidest ja värvid. Nad kõnelevad meist. Sa uhket musta kannad kinnist ja vahel kurba valget leinalist. Kord vilksas ränka veinipunast, miskit kurja, südaöist ja pitsilist. Sa musta rasket kannad, ka päeval südames on pilkav must. Nii must kui langend õhulaevas on kõike logiv kast. Me kõneleme värvidest ja värvid, nad kõnelevad meist. Rotthall ma vaikiv kõikjal kohal. Mu vari langeb 8 kaarde. Ei sammu astu sudust. Hallis püsin, sest hall on maailma lõng ja masin. Sest sajab hülgset vihma saarde. Vein lakand, püsi kuss. Mu ainus ja kuula hiire kõrvul, kiki varvul kuula, kuis värvid vaikselt kõnelevad meist, kui meie kõneleme värvidest. Vabandust. Veronika, kas sa jõudsid? Ei jõudnud. Kes veel ei jõudnud, hõigaku kohe, et siis on teada. Mirjam, Silja, Peeter. Veronika teab, millest ma räägin, et 90 lõpus, kui me käisime ülikoolis ja kui ma sain Asko ja Karlaga sõbraks ja kuskil seal kandis, et üks noor tore punkar oli üks Savi. Veronika teab, millest ta räägib.
millest, ja ühesõnaga, see poiss läks hästi vara, hästi noored ära meie hulgast. Läks ise ära, aga ma kirjutasin tema bändile mõned lood ja asjad tollal ja täna ma mõtlesin, ma segasin ühe tollal kirjutatud loo refrääni, segasin ühe luuletusega, mille Karl Martin mult tellis. Karl Martin sai aimu ühe luuletuse järgi ja jutu järgi, et mulle kuradipuu koledasti meeldib. See on üks vahva taim, siuke kummaline taim. Ta on pisikene tegelikult, aga tal on palju häid omadusi ja siis Karl ütles, et kuule, et jumalapuu on ju ka olemas ja et kas sa kirjutaks. Mul tegelikult oli täpselt see mõte olemas ja tegelikult, et Karla palvel ma kirjutasin selle luuletuse ära, aga ma täna segan selle vana punklaulu refrääniga, mille ma kunagi kirjutasin Hälvetega ühiskonna nimelisele bändile. Muidugi nemad ei esitanud seda kunagi nii, nagu mina mõtlesin. Tallinna tänava öine tüdruk, purjus ja pilkad mind sõiduteel. Sinikaid täis on õhedad õlad, lähed ja naerad mind veel ja su kannul lompides on tärganud tähed. Sind ei maeta kuradipuu alla, sina kuulud ju jumalapuu alla. Mina olen kuradi jagu ja käin kuradipuu alla käpakille. Sinu häädus soojus võsub igal pool, ajab end taganalt läbi asfaldi, tuleb tagasi ja lokkab, möllab, palju teda ka maha ei raiutaks. Minus saab lõppeks mingit väegade vänget tinktuuri, mis lükkab üles ehk tegu ja tahet ja paraku ka verd ja ta riiakat rõhku. Saame seal kuskil kunagi kokku, seal, kus need juured põimuvad, lõimuvad, seal, kus pärast elu ja mälu ja kulgu uued puhta kettaga Jeesus lapsukesed ellu sõimuvad. Seal kuradipuu kõrval, seal jumalapuu varjus. Tallinna tänava öine tüdruk, purjus ja pilkad mind sõiduteel. Sinikaid täis on õhedad õlad, lähed ja naerad mind veel ja lähed. Su kannul lompides on kerkinud tähed ja lähed. Su kannul lampides on kerkinud tähed. Sind ei maeta kuradipuu alla. Sina ju kuulud jumalapuule. Vanaisa luuletus ka. Loe vanaisa luuletus ära ja küll ma siis sõlmin selle värgi kokku ka. Selle pealkiri on epiloog. Ma kirjutasin selle 6. novembril, kui vanaisa oleks saanud 97 aastaseks, aga see tuleb minu uue järgmise raamatu viimase luuletusena ilmub, aga see on ka tõsilugu. Vanaisa ütles, et ole siis ikka tubli poiss. Ja siis läks ära. Siis seda enam ei olnud. Ma pole osanud tubli poiss olla. Kuidagi jaks on otsas ja pisut vastuhakuline meeleolu ka pääl. Nagu mässu pärast ei tohiks juba liiga tubli olla meie maailmas. Samas kohuse tunne tiksub nagu pommikell. Vanaisa oli alati sihikindlalt ja teadlikult tubli. Isegi see viis, kuidas ta telekat vaatas, oli kuidagi tubli.
võrreldes teiste inimestega. Ta vaatas telekat süstemaatiliselt ja süvenenult. Tark, rahulik, mehelik. Rääkis siis kui vaja. Mitte niisama sõnu ta ei teinud, luulet. Ta oli ikkagi insener, päris inimene, päris ilmast, päris asjade juurest. Nüüd näed teda vahel unes, aga isegi uned temast on rohkem päris kui see elu, mis me ümber kohiseb nagu kadunud ajameri. Mu poja vahel natuke on nagu mu vanaisa, vahel ja natuke. Tema maailm tundub ka palju rohkem päris. Tubli poiss, mõtlen mina. Jaa, tead, ega sa ka mingi korramuse kaka pealt riisutud poiss ei ole. Aga ma arvan, et me oleme omadega nii kaugel, et sellest veerandsajandist võib rahulikult edasi minema hakata. Kui ma otsisin seda 25 aasta taguse raamatu kaanel olnud ülikonda ja leidsin ta ikka kuskilt kapi põhjast üles, siis ma ikka olen mingitel aastatel seda pintsakut kandnud ja just nagu kiusu pärast oli jäänud siia paari aasta tagune selline aastalõpu ankeetluuletus. Ja mõtlesin, et sellega on ju täitsa kena see meie praegune kokkusaamine ja koosviibimine kokku võtta. Pagan, ma ikka pean selle luubi pähe panema. Ära mul sõnagi lausu Peleides Achilleuse vimmast. Kaunist lugu ilmutama ise me õpime nüüd. Kas sa oled loll? Pigem jah. Kas iga viimane kui toll? Pigem ei. Kas sulle sobib sinu roll? Pigem jah. Kas su kolleegid on sinu vastu head? Pigem jah. Mida sa selleks tegema pead? Aga sina kolleegide vastu või poolt? Pigem jah. Kes kannab sinu ja meie eest hoolt? Kas hängida, chillida, share'ida? Pigem ei. Või mediteerida, kontempleerida? Pigem jah. Kas kodukontor on töö ka ööl? Kas tööpostil käia kodu on tööl? Pigem ei. Millal olid oma ametist viimati võlut? Kas tänasel peol saab normaalset õlut? Pigem jah. Kellele sooviksid kohe häid pühi? Kas süda on täis või pea on tühi? Kas elasid üle epideemia? Pigem jah. Kas kanti üle jõulupreemia? Pigem ei. Mida sa eelistad, motti või tšekki? Kas oled ka mõelnud, et mida hekki? Ja mis ütleb su sisemine projektor? Kas tunneli lõpus särab prožektor? Pigem jah. Sina ise, kas sinagi paremaks saad? Pigem jah. Nüüd lõppegu sõna ja jätkugu praad. Aitäh.